Hello, dear hearts. tere, armsad, õilenud südamed. My name is David Maria. Ja minu nimi on Viivika Sofia Kalmo. Ja nagu David siis mainis, siis tema nimi on David Maria. We are the Eden Temple. Ja me oleme siis Eden tempel. We are a single stream of consciousness. Ja need, kes meid veel siis ei tunne, et nende jaoks me veidi kirjeldame, kes me oleme. Et me oleme üks teadvuse vool Davidiga kahes erinevas füüsilises kehas. And as part of our journey, I was called to go to Africa, to Mount Kenya, where eventually I was inducted as the first ever white person and the first ever 13th seer of the Kikuyu people. Ja David siis jagas siis veidi enda teekonda ja mis on siis tihedalt läbi põimunud minu teekonnaga ja üleüldse kollektiivse ülestõusmist teekonnaga. Et David siis aastaid tagasi Davidit kutsuti siis läbi unenägude Aafrikasse ja kutse tuli siis 12 Keenia nägijalt. Et Keenias on alati olnud 12 nägijat läbi sajandite, kes on siis tarkuse hoidjad, maahoidjateks. Ja David kutsuti sinna, talle tehti siis pühitsusi ja David siis võeti vastu 13. targaks nägijaks, mis tähendab siis selle vana nii-öelda süsteemi lagunemist, vabanemist, nagu paljud teist kindlasti teavad. Et meil on 12 DNA ahelat, räägitakse 12 dimensioonist ja nüüd me liigume väljapoole seda. Ja David siis on 13 ehk nii-öelda muutuste tuul, muutuste toojaks. And as wonderful as that was and is, every initiation that I have received, Viveka has also received in the exact same moments. I will describe a little bit shortly my journey also. And what that means is we are a single stream of consciousness. What happens with me happens with her. What happens with her happens with me. Ja David siis kirjeldas, et sel ajal siis, kui tema sai neid pühitsusi Aafrikas, et seesama toimus ka minuga energeetiliselt. Et kuigi ma füüsiliselt ei olnud Aafrikas ja me ei olnud seal teadlikud üksteisest. Et kuna me oleme üks teadvuse vool, siis kõike, mida kogeb tema, kogeb mina. Ja vastupidiseks, mida kogeb mina, kogeb tema. Ja sama ajal siis, kui tema koges neid pühitsusi, kogesin ka mina kogu keha kundalini energia ärkamist ja nagu samamoodi nagu Davidil, et kõik loorid olid eemaldatud, kõik dimensioonid olid avatud. Ja me siis nii-öelda kogesime siis teadvuse ülestõusmist ehk taasühinemist kogu loomingu keskusega, mida mina siis kogesin sellise hiiglasliku plasmakeerana, mille keskel oli spiraal. Et päikseline Kristus plasmateadvus. Et see siis toimus meie mõlemaga. Ja peale seda algas siis kogu selle kehastamine ja nüüd me käime läbi siis füüsilise keha üles tõusmisprotsesse ise samaaegselt õpetades seda, aidates, toetades teisi. Ehk me oleme ka allika kohalolu kehastajad, mis on siis peale Kristusteadvust, siis tuleb siis täielik ühinemine toimub allikaga. Ja siis läbi füüsilise keha me toome siis kõik need teadustasemad füüsilisse kehasse ja seda teekonda, mida meie oleme siis käinud, me jagame nüüd teistega. So a little bit short about my journey also.
And now that you know just a little bit about us, because that is an extremely long story, we are coming to you today. We are sharing with you today because we are getting ready in March to return once again to Africa, to Mount Kenya. And we are going to make a documentary of our journey together. ja nagu David mainis siis, et see oli selline killukene meie teekonnast, et väike osakene, et see on tegelikult, meie teekond on väga pikk olnud hingena ja ka selles inkarnatsioonis on väga palju toimunud kõike ja et olles ühed ülestõusmisteejuhid, siis Davidiga mitmetest siis, kes siin maal hetkel praegu on. Ja et me oleme nüüd koos reisimas Aafrikasse õige pea ja tegemas siis dokumentaalfilmi meie teekonnast. Ja kuidas see siis on nii-öelda olnud meie teekonnad läbi põimunud siis üksteisega ja samas siis, kuidas see meie teekond on siis seotud ja läbi põimunud siis kollektiivse ülestõusmisega, et miks me oleme siin ja sellest dokumentaalfilmist siis tuleb selline nii-öelda uue ajastu algkavand samamoodi või ta sisaldab uue ajastu algkavandit, erinevad valgushelikoode. Et see ei ole siis ainult dokumentaalfilm meie personaalsest teekonnast. Kuigi ka see on olnud selline mitte just tavaline teekond, et väga imeline, aga see on meie kõigi ühisest teekonnast ühe teadvusena samamoodi. A little bit shared about documentary, that it's not only about our journey, but it is also about our collective ascensions journey. Definitely it is. And we're inviting you to come with us, to join us, not for the filming of the documentary, but to join us in a sacred journey of remembrance by returning to Africa, to Mount Kenya. Ja samaaegselt siis, kui me oleme minemas Aafrikasse tegema seda dokumentaalfilmi, me kutsume sind, armas süda, kes sa tunned samamoodi seda sügavat vanaema Aafrika kutset enda südames, tema südamelaulu, mis väljendab läbi sinu südame, kui siis jumalik arm, kui sa seda kuuled, seda kutset või lihtsalt selline sügav taasmäletamine, sügav igatsus. Et kui sa seda tunned, sa tead, sa oled kutsutud ja me ei kutsu sind mitte nüüd seda dokumentaalfilmi tegema, vaid me korraldame ka 7-päevase palverännaku, sisemise palverännaku, taasmäletamise rännaku kõigile neile siis, kes tunnevad, et vanaema Aafrika kutsub neid. So I shared that we're doing a 7-day journey, inner journey. And I didn't went into details yet. Sorry, you said you shared about we're going to do a week-long journey and then what? Nothing else, just that. And we are inviting you to join us for this journey. We will be journeying through Central Africa and specifically to Mount Kenya. We will spend time with at least one of the seers, of which I am one, of which Viveka is already one. So at a minimum, you'll be with 3 of the seers of Central Africa. And there are other ways that you can join with us if you are
physically unable to make the journey for whatever the reason might be, we will also offer it virtually. We will film everything, or at least as much as we can. We'll film daily on the journey of where we're going. We'll film all the ceremonies that we do. And then when we return, because we won't have time to do the video editing while we're there, when we return back to Spain, then we will complete all of the videos and make them available to each one of you that sign up to receive this. ja David siis kirjeldas veidi sügavamalt siis meie Aafrika püha retke, teekonda. Et kõik siis, kes soovivad osaleda füüsiliselt seal, et meil on pandud kokku siis väga sügav, kaunis programm. Et teil on võimalus siis olla siis ühenduses siis Püha mäe, Keenia mäega, mis on siis väga eriline koht, tunda seda ühte maailma tugevamat voorteks. Kohtuda siis vähemalt ühe nende 12 targast Samuel Kamitaga, kaasa arvatud siis nagu David mainis 2 teise nägijaga, kes oleme siis meie olnud ka Davidiga läbi aegade, siis samamoodi elanud Aafrikas ja olnud siis ühed neist 12 nägijast. Et te kogete siis pühitsusi, valgusõnnistusi meilt kõigilt, me teeme koos siis ühiseid tseremooniaid. Et me võime, meie lubadus sinule on, et kui sa naased tagasi koju, siis see pole kindlasti enam endine. Ja sul on võimalus siis ka, kui sa tunned, et sa füüsiliselt või kui sul mingi põhjusel ei ole võimalus füüsiliselt siis osaleda, siis sul on võimalus osaleda ka virtuaalselt. Me salvestame siis erinevaid tseremooniaid, mis me läbi viime ja teeme siis nendest sellise virtuaalsed klassid, et sul on võimalus siis neis osaleda hiljem, kui me tuleme tagasi. Et David paneb selle kokku, et sa võid registreerida siis nende jaoks. Või siis on sul võimalus ka energeetiliselt osaleda ja David räägib sellest veidi pikemalt. I translated what you shared, and then I mentioned also that it's possible energetically to participate. So would you like to share about that more? What she just said, you can join us energetically on the journey. And in the past, when I have journeyed to Kenya, many have accepted that invitation. And the energetic connection is deep and profound. And all are welcome to join. There's no limitation on what you may receive. Ja David lihtsalt lisas sellele siis, et energeetiliselt osalemine, see tähendab siis seda, et sa, kui sa avaldad enda soovi, et sa oled lihtsalt energeetiliselt siis nii-öelda ühendatud meiega, see on loomulikult, see on erinev siis veidi sellest, kui sa oled füüsiliselt, aga paljud avatud südamed tunnevad siiski väga tugevalt seda ühendust energeetiliselt ka samamoodi. Et olenevad siis meie teekonnast, meie teadvusest, et kuidas keegi seda kogeb. And would you like to share also about our GoFund? So in addition to journeying with us, we also have created a GoFundMe campaign to help raise funds through donations to help offset some of the expenses that we will incur in making this documentary. Some of them are quite large. We already have a lot of the necessary tools that we need. We have a really excellent 4K camera.
or 4K video camera. We have a really phenomenal 8K camera that can also do videos. But there are still many expenses that are seemingly outside any budget that we have, such as licensing aerial footage around Mount Canyon, licensing, hiring a professional editor to put the documentary together once it's done. So there are a lot of things that we can use your assistance for if you feel the guidance in have a generous enough heart that you can share some of your abundance with us. ja kui sa tunned kutset, kui sa tunned ühendust kõige sellega, mida me oleme jaganud ja kui sa tunned kutset meid toetada, et olla energeetiliselt ühenduses siis meie projektiga, siis me oleme teinud GoFund kampaania ja selleks, et siis nii-öelda kogu see dokument ja kõik see siis, mida see siis nõuab, see tähendab seda, et meil on vaja nagu nii-öelda füüsilisi vahendeid selleks, et seda dokumenti toota. Ja meil on juba väga suurepärased kaamerad ja kõik kogu varustus siis, millega siis teha seda dokumenti, aga lisaks siis tuleb meil palgata professionaalsed siis inimesed, kes oskavad panna kokku siis seda dokumenti ja palju muid kõiki kulusid. Ja kui sa tunned, et sa võid osa olla seda projekti ja toetada seda, et sa võid teha seda meie kodulehe kaudu www.theedentemple.com ja me lisame ka siis selle video juurde selle lingi ja meie kodulehelt võid siis leida ka informatsiooni siis kogu meie retke kohta, kogu meie reisi kohta. Ja kõigile teile avatud südametele, kes tunnevad kutset toetada meie projekti ja nagu me mainisime, et see ei ole lihtsalt meie projekt, et see on osa siis kollektiivset uue ajastu kehastamist, ärkamist. Et kuna see dokument saab olema sügavalt valguskodeeritud, et aidata äratada paljusid südameid. Kui me jagame enda teekonda, me samas jagame seda energiat seal ja selles dokumendis siis on võimalus inimestel tunnetada, kogeda kõike seda, mida meie oleme Davidiga läbi käinud ja samas kohtuda ka siis mõnede Keenia põliste nägijate tarkadega, kelleks siis üks on David ja nagu David mainis, et ka mina. Ja me sooviksime siis sulle armas süda, lõputult õnnistusi ja armastust, lihtsalt sügavat tänulikkust sellest, et sa oled siin neil aegadel. Ja et sa oled üks siis neist avatud südametest, kes on siis orgaanilise ülestõusmise teenistuses, armastuse teenistuses. Ja kõigile neile, kes siis soovivad siis osaleda meie projektis või soovivad toetada meie projekti, me korraldame kõigile peale seda, kui me tuleme Aafrikast tagasi ka ühise klassi, kus me jagame siis enda Aafrika retke, need energiaid ja teeme ühise meditatsiooni. Ja on ka veel teisi selliseid kingitusi, üllatusi neile, kes soovivad osaleda selles. Ja loomulikult kõige suurem kingitus on sinu kohalolu, sa tead. Kõigi kohalolu. So I shared a little bit that we also will do a class to everybody when we're coming back who participated or just supported our project. Would you like to add something else?
Just that at the end of the video, we will post links to where you can go to our website and you can find more information about all the journey itself and all the ways that you can participate however you wish. We will also post links to the GoFundMe campaign so that you can look at that also. And if you wish to donate, you're more than free to use them. And we are always infinitely grateful for anything that you choose to share with you. We are so incredibly grateful for everyone's generosity. ja video lõpus siis me, nagu David mainis, me lisame siis enda kodulehe lingid ja ka samamoodi siis enda kampaania lingi. Ja me oleme siis piiritult tänulikud siis iga toetuse eest, ükskõik mis kujul see siis tuleb. Ja lõputult õnnistusi teile kõigile, armsad südamed. Blessings to your hearts. Infinite blessings and love to each one of you. Lõputult õnnistusi ja armastust kõigile teile, armsad südamed. Thank you so much. Aitäh teile ja aitäh, et oled siin neil aegadel.